Kui oleme inspireeritud, tekib meist tahe tegutseda. Tutvustan teile meie tänast saatekülalist, Inspiratsiooni raamatukogu asutajat Kris Leinatamme. Mida kujutab endast Inspiratsiooni raamatukogu? Inspiratsiooni raamatukogu on võib-olla kõige paremini kokku võtta sellise väljendiga nagu tervise ja inspiratsiooni kodu. Praktiliselt on siis tegu ühe kirjastusega, tervise ja enesearengu raamatute e-poega. Ja samamoodi me teeme igasuguseid podcaste nii erinevatel aktuaalsetel teemadel, mis puudutavad vaimset tervist, kui ka siis raamatu tutvustusi selliselt virtuaalsel, peenel, moodsal moel. Teie valikus on enamasti 2 teemal raamatuid, tervise ja enesearengu. Miks just need teemad? Sellepärast, et ma täiesti personaalselt isiklikult arvan ja olen täiesti veendunud, et kui inimesel ei ole tervist ja ta kuskile poole ei arene, siis ta ei suuda täita oma täit potentsiaali maailmas. Mis vahe on enesearengu ja eneseabi raamatutel? No võt, tegelikult ega raamat võib olla üks ja sama, oleneb sellest, millal seda loetakse. Et kui seda lugeda ennetavalt ja arengu mõttes, siis ta ongi enesearengu raamat. Aga kui on juba probleem olemas ja püüda sellega nagu midagi ravida, siis ta on juba eneseabi raamat. Võtame siis tervise enesearengu koha pealt. Väga hea raamat on ühe Briti perearsti Dr. Rangan Chatterjee raamat Tervise 4 tugisammast. Millist raamatut sa soovitaksid praegu kevadisel ajal inspiratsiooniallikana lugeda? No siinkohal ma soovitan küll, pean tunnistama mitte enda kirjastuse raamatut, vaid sõpruskirjastuse raamatut. Million Mindsetil on selline juba mitu aastat väljas olnud raamat nagu Imede hommik. See on tõesti sellise igapidi kevadise ärkamise ja enda inspireerimise ja asjade tehtud saamise raamat. Kellele on Inspiratsiooni raamatukogu valik mõeldud? See valik on mõeldud ka kindlasti ettevõtjatele, kellel on päris keeruline elu, ise ettevõtja olles ma seda tean. Ma soovitaksin meie raamatukogus ehk siis meie e-poes ringi vaadata kindlasti ka lapsevanematel. Ise oma peres 4 teismelist omava lapsevanemana ma tean, kui oluline on oma meelelaadiga, oma mõttelaadiga olla nendele eeskujuks. Teil on vaatajatele ka väike üllatus. Ja meil just käib nüüd loosimäng meie Facebooki lehel Inspiratsiooni raamatukogu. Loosimängu auhinnaks on väga aktuaalne raamat hetkel, selle pealkirjanud, kuidas stressiküüsist pääseda. Väga soovitan külastada meid meie kodulehel inspiratsiooniraamatukogu.ee. Seal on olemas nii meie raamatute valik e-poe näol kui ka meie igasugused virtuaalsed podcastid, raamatututvustused, sellepärast, et nagu ma olen öelnud ka meie kodulehel, et kui raamatud ja inimesed kohtuvad, siis sünnib midagi imelist.